Et kiindumusstiil kujuneb siis välja tavaliselt sünnihetkest kuni 5. aasta vanuseni, et umbes sinna vahemikku jääb, et kohe siis väga varakult. Ja laste puhul siis areneb see kiindumusstiil välja oma esmase kiindumussuhte põhjal, oma esmase hooldajaga, kelleks enamasti tavaliselt on siis ema, vahel ka isa, eks ju, harvem võib-olla vanaema või siis veel mõni teine hooldaja, näiteks lapsehoidja, eks ju, kui näiteks vanemad on väga palju ära, et siis ka võib-olla näiteks lapsehoidja see inimene, et sõltuvalt siis sellest, et kellega laps kõige rohkem aega koos veedab. Ja kuidas siis meie enda kiindumusstiil mõjutab meie lapsi, et vastavalt sellele, milline kiindumusstiil meil siis on, eks ju, vastavalt sellele me lapsi ka mõjutame. Ja siin on nüüd see koht, kus ei ole mingit kindlat reeglit, nii nagu me eelmine kord juba natuke rääkisime, et see võib olla erinevat moodi. Et näiteks, kui me ise oleme äreva kiindumusstiiliga, siis võib meie laps tulla ka ärev. Aga samas ta võib tulla ka hoopis näiteks tõrjuvältija, sellepärast et seda ärevust on olnud temaks, eks ju, liiga palju. Või kui sa ennast väärtustad ja armastad, seda lihtsam on sul partnerit leida. Mida ebakindlam sa oled, seda raskem on, seda katkisema inimese tõmbad. Sest kui sa ennast armastad, väärtustad, siis sa paned ka piirid paika ja oskad väga lihtsalt öelda ei. Ja seda lihtsamini sa selekteerid välja selle inimese, kes on õige. Siit edasi me lähme kartliku vältija ja tõrjuva vältija suhte dünaamikad, et kuidas neid siis parandada. Kartlik vältija peab õppima emotsioone kontrollima ja ei tohi siis tõrjuvat vältijat rünnata. See on hästi oluline koht. Et enne ma rääkisin sellest turvalise ruumi loomisest, see on võtmeküsimus. Sellepärast, et kui me ei tunne ennast turvaliselt, siis meil ei ole ju ka mingit soovi ennast avada. Ja see on nüüd just see koht, mis ma eelnevalt mainisin, et see võiks ju õnnestuda, eks ju, tõrjuva vältija puhul, aga see väga oluline koht on just see turvalise ruumi loomine. Ehk siis ka kehakeel peab meil olema ju selline, et teisel inimesel tekiks hea ja turvaline soe tunne. Ja kindlasti on oluline ka hääletoon, et kuidas me räägime. Et kui me väljendame neid asju ja ütleme neid lauseid, aga tegelikult ütleme neid ründavalt, siis on ikkagi ju teise inimese jaoks tundub ohtlik ja tõrjuvältija võib sellest lukku minna. Ehk siis väga tähtis osa sellest on see, et me räägiksime sellise malbe, maheda häälega, pigem ise häälestaksime ennast sellised, et läheksime südame tasandile. Sest kui me läheme südame tasandile, siis tavaliselt meil kaob kohe selline ründamise energia sealt ära. Ja kui sa sellel tasandil räägid ja räägid, et kuidas mina praegu tunnen, siis enamasti partneril on palju lihtsam seda vastu võtta.